mina söön siin jäätist ja Signa siin sööb. Ja me vaatame telekat. Käes on jõulude ootus. Varsti on jõulud käes. Kas teile meeldivad jõulud? Jaa. Seal saab kilgutada ja lumelenne teha ja suusatada. Ükskord ma suusatasin ja siis ma kukkusin kogad tippule ja siis ma sain teine kord ma sain ja kolmas kord ma sain Aga vist ei taha, et ma filmiks on nii. Võime telekat. Sa said nagu selgeks kohe selle asja, et üks jalg teine all, üks käsi teine käsi nii või? ja siis kui ma esimene kord suusatasin, ma ei tea, kas ma olin 2-aastane või 3-aastane, siis mul olid väiksed kollased suusad, aga ma mäletan, et ma kukkusin alati pehpooli. Aga täna me hakkame meistertama ingleid. Kas ingleid sobivad jõuludega kokku? Jaa. Ma mõtlesin, et selline ingel võib isegi olla laua peal, taldriku peal näiteks, kui on jõululaupäev. Eks ju, aga muul ajal nad võivad ju kogu aeg laulda. Näiteks kui sul on terve kooritäis ingleid. Ja selleks on vaja kõigepealt pabertaldrikut. See on kõige lihtsam ja niisugune pehme. Seda on hea lõigata. Harilikud pliiatsid ka. Esimene asi on, et vaatate seda taldrikut. Kus võiks olla tema keskjoon? Lipsi on siin. Hästi õrna. Ma ei tea. Keskele. Ühist täpiseb seal. Nagu ühest servast teise. Vot nii. Korras, jah? Kas see? Joone enda ette risti. Kas kõik ongi kõik? Nüüd selle joone Ongi kõik. ülesse. Joonistame me Me mõtse filmime siin, sest et niimoodi vaadake, mina mul on vaja väikese materjali. pea. Ja proovige, kas pea tuleb välja. Aga tehke õrnaks seda, mitte väga kõvasti. Harilik pliiats ongi hea, teda saab alati ära kustutada, kui ei ole rahulise. Ja nüüd võib sellest peast tulla keha. Niimoodi, et on nagu kaela poolt väiksem. Ja siis tuleb natuke maatkeha. Läheb üle selle triibu. Ta võiks minna see keha üle selle triibu, mis me enne joonistasime. Väga ilus. Rohkem ei peagi tegema. Ära viida. Nüüd pea kohalt me teeme siia taldriku äärde jälle triibu nagu otse. Vaadake, kas saate. Otse pea kohale. Triip. Natuke maad ainult. Ja nüüd see triip läheb kaheks. Vaadake siia. Üks läheb ühele poole seda inglikeha ja teine läheb teisele poole. Nad ei pea üldse mingi kindla kujuga olema. Aga nad peavad kindlasti minema üle selle risti triibu, mis me kõigepealt tegime. Et siit läheb ühelt poolt ja teiselt poolt. Teed siis siia. Sinna just sinna keha külge. Just, väga ilus. Väga ilus. Nii just. Vot. Kas nendest tulevad inglijuuksed? Millistest nendest või? Ei, siit tulevad tiivad. Vaata need tiivad siit. Nüüd me peame selle asja siit ära lõikama. Ma näiteks selleks, et lapsed kodus paremini aru saavad. Ma värvin selle asja, mille ma ära lõikan, sodin selle praegu lihtsalt tumedaks. Siis mul on kergem. Tegelikult seda ei pea üldse värvima. Ja alustan siit poolt lõikamist. Niimoodi. Lõikan siia. Siis lõikan ühe poole. Vaata. Ja siis lõikan pea ümber ära. Teema ka. No. Küsi, kui sul tekib veel kahtlusi. Kas niimoodi? Jaa. Lõikasin alla nurka välja. See kuu. Üle joone, näitab. Ja üle joone. Nüüd ongi välja lõigatud meil see ingel. Näidake, kuidas teil tuli. Ma olen nagu kuhugi. Nii, teeme nüüd edasi. Ma panen kuhugi siia. Praegu on hästi hea. Ma panen kuhugi siia jälle. Vildikad juba. Nüüd enam kustutada ei saa. Mida ma enne ütlesin nagu. Et võiksime veel seda laulukoori suurema. Ja siis on nii. Jäta. Just nii. Tšau, tšau. Tšau, tšau. Tšau, tšau. Hoia veel, ma vaatan korraks. Ahah, väga hea. Just nii. Üle laia lageda, lumivalge uinunud maa, sõidab linna jõulumees kristallses tähes, kaugelt põhjamaa.
maal. täna rutab siia ta, põhjapõdrad kaelas, kuljused on iidse saari ees. aisa kell, kella kauge hüüd, härmast valge jõulusaan 1004 tormab nüüd. aisa kell, kingul Orusmäel, aisa kella helinal meil on jõulud jälle käes. täna jõulukuuse all laste pilgud säravad, õhtutund on ukse ees, kuhu jääb küll jõulumees. igas väikses käharpeas juba salmid ammu reas, küllap tarvis läheb kohe neid, kui kuulda kuljuseid. aisa kell, kella kauge hüüd, härmast valge jõulusaan 1004 tormab nüüd. aisa kell, kingul Orusmäel, aisa kella helinal meil on jõulud jälle käes. aisa kell, kella kauge hüüd, härmast valge jõulusaan 1004 tormab. nii, loen teile ühe luuletuse ka seal lõppu või enne lõppu. loen teile ühe luuletuse. siin on nipsu. ma ei tea, kas te tahate. võtame Rudolf. Rudolf sõitis maja ette. lapsed teda märkasid. lapsed saani märkasid. Lapsed teda märkasid. lapsed saani märkasid. jooksid trepist alla ja kohtusid jõuluvanaga ja nägid jõuluvana. midagi sellist. Piparkoogi maja sees elas piparkoogimeest. Piparkoogimees liotas ennast vee sees, kuid siis vesi üle kees ja temast sai piparkoogitee. mul on tegelikult veel luuletusi Rudolfi võitluskaaluga. Rudolf võttis kaalust alla. Rudolf võttis kaalust alla. ja siin on mul vaadata, sest lihtsalt ei jää meelde. ma proovin, aga mul ei jää ikkagi veel. aga ma vähemalt proovin see aasta kõik pealt lugeda. ma tahan nagu vaadata, aga ma proovin ikkagi nagu peast lugeda. ma ei vaata telefoni üldse. aga jaa, kindlasti ma laulan, sest et laulda sellele ei meeldiks. ma isegi mängiks kitarri. tegelikult ühe loo ma arvan, et isegi teen kitarri peal. aga vaatab seda, sest et miks mitte. kas ma tahaks. aga jaa, näeme juba homses vlogmassis, sest et varsti on vlogmass juba käes ja jah, vlogmass näeme juba homme number 12. vlogmass number 12 ja näeme seal.